Veteranid lasid samba valmis teha, samas toodi Pärnusse, panime ta ülesse, määrasime kindlaks avamise päeva ja saatsime kutsed ümber maakera veteranide organisatsioonidele laiali. Veteranid tulid kohale, sadu, võib-olla rohkem, võib-olla tol ajal isegi oli neid inimesed tuhandeid, kes tulid kokku põhiliselt USA-st, Kanadast, Rootsist, kus veteranide keskkonnad suured olid. Pidulikule avaldmisele, aga 3 päeva enne avamist võeti samas maha. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie Eestimaa maskita lood 35. saadet siit Pärnust, Luule raadiost. Täna on 15. september, oleme siin jälle koos oma tavapärases stuudios ja sügis läheneb, aga sellest pole midagi. Meil ongi rohkem saateid kavas peale selle saate ja täna on meil jälle selline omapärane lugu ja selline natuke kurb lugu, et me peame rääkima nendest sündmustest, mis on siin vahepeal toimunud. Ja meil on saatekülaliseks täna Leo Taamiksaar, kes istub siin minu vastas. Ja siin on Sven Kivi-Sildnik ja siin on Reimi Loel ja siis mina olen Jaan Atto ja Rahvusliku Teataja toimetaja. Ja katsume siis selle saatega edasi minna ja saate käima tõmmata. Nii, Leo, me külalisele anname kõigepealt sõna, et lugu on sellest Lihula ausambast tuleb meil täna juttu ja jutumärkides paha muidugi. Sa oled selle paha ausamba isa rohkem, et sa oled kogu see ausamba saaga, mis nüüd selle aasta septembrini välja käis, et kogu selle asjale alguse pani, et räägi endast kõigepealt, et kes sa oled ja mis huvi on ja mis ajaloo ala sa oled uurinud? Mina olen 80. aastate lõpus saadik uurinud eestlaste rolli teises maailmasõjas. Erilises fookuses on Eesti ohvitserid erinevates Saksa pool võidelnud Eesti üksustes. Ma olen uurinud seda ajalugu, ohvitseride elulugusid ja siis Eesti üksuste ajalugusid ja 80. lõpus ilmus mul sel teemal esimene raamat ja 90. alguses teine. Ja siis olid need uurimused üsna lapsekingades ja nende raamatute eesmärk oligi levitada neid hästi odava hinna eest veteranide ringkondades, et saada sealt tagasisidet, et nad siis parandaksid minu tehtud vigu ja lisaksid informatsiooni. Ja umbes 10 aastat ma siis käisingi veteranide juures ja panin kirja ja lindistasin nende mälestusi, küsisin küsimusi ja mõtlesin, et kui veteranide generatsioon ühel päeval on lõplikult läinud, siis ma kolin arhiivi ja hakkan uurima sama asja dokumentidest ja nii siis läkski, et kui veteranid olid surnud, siis ma istusin 10 aastat arhiivis ja lugesingi läbi praktiliselt kõik dokumendid, mis sellel teemal arhiivis leiduvad. Pluss sain lisaga sõprade käest teiste riikide arhiividest. Täitsa uskumatu ju. Ja nüüd ma olen lõpusirgel, et põhjapanevad raamatud siis nendest uurimustest peaks loodetavasti lähiaastatel ilmuma, et selle nimel on tööd tehtud. Ja paralleelselt üritasin ka sellel teemal teha muuseumi. Ja tulemused olid isegi väga head, aga kahjuks üksinda seda kõike ei jõudnud. Ma lootsin, et kas mõni eraisik jõukam tuleb näiteks ruumidega kampa, et esemete poolest võiks selle muuseumi praegu kas või teha kohe, aga oma raha eest vastavaid ruume ei suutnud ehitada ja samuti proovisime neid saada riigilt. Ja kohati küll näis, et asi isegi õnnestub, aga kokkuvõttes siiski neid ruume ei saanud ja tänaseks ma olen löönud käega, ilmselt ei suuda ma seda asja lõpuni viia, aga raamatut, kui Allah eluiga annab, loodetavasti suudan.
No see on ju kurb, et isegi ilmselt seal muuseumis oleks siis mitte ainult raamatud ja muud, seal oleks ka muud. No seal raamatuid peaaegu ei oleks olnud, et seal oleks olnud inimsuurused mannekeenid mundritega põhiliselt, relvad, kõik võimalik muu varustus, mis ikka veel sõjaväeosal on, sidevarustus, mis iganes. Ja sõidukid, mul oli 2 mootorratast, 10 Saksa sõjaväeautot ja ka tank tükkidega. Isegi tank. Saksamaa. Milline tank? 4. Ja mis sellest tankist siis sai? Noh, tank nagu kõik muud sõidukid, siis kui ma sain aru, et muuseumist asja ei saa, kuna isegi nende säilitamine maksis raha, neid tuli kusagil hoida, maksta renti garaažide eest ja nii edasi. Ja siis kui ma loobusin, siis ma müüsin need kõik muidugi või vahetasin mingite muude väiksemate asjade vastu, mida ma saan säilitada. Ja neid asju on üksjagu palju veel alles, et kõik ei ole kadunud, et kui järsku kuskil ärkab keegi, kes arvab, et selle projektile alla võiks panna, siis kõik oleks võimalik ja ma arvan, et see oleks üsna kasutoov projekt, et kui ehitada selline hoone, mis sobiks muuseumiks, seal saaks teha toitlustamist ja mida iganes, et kindlasti oleks see kasumlik projekt, sest ma tean, et minu juures isegi seda kodumuuseumi vaatamas on käinud aastate jooksul ikka tuhandeid inimesi kogu planeedilt. Et kui see oleks, ja kusjuures ilma igasuguse reklaamita, nad on ise mind leidnud, ma olen pigem teinud kõik selleks, et olla tundmatu, et mind ei leitaks. Ja siiski on leitud väga palju. Kas maailmas mõni sarnane muuseum on olemas? Jaa, neid on palju muidugi, et läbi selle oleks õnnestunud teha Eesti kuulsaks. See oleks tõsine Eesti Nokia. Siin käiks palju rahvast. Aga käis niigi mul kodus. No praegult praegune Eesti valitsus sellist kuulsust Eestile sooviks? Ei soovi, kindlasti ei soovi, eks. See oli ka ilmselt põhjus, kui mõned ametnikud kuskil hakkasid juba sellist lubavat häält tegema. Et äkki leiame need ruumid, siis lõpuks ikkagi ei leitud. Eks see oligi siis tänu neile ametnikele, kes arvasid, et seda ajalugu peab ikka häbenema ja maha saada. See muuseum oleks siin Pärnus oleks siis olnud? See ei ole üldse oluline, kus kohas ta oleks. Aha. Ma arvan, et ta peaks olema lihtsalt hästi ligipääsetavas kohas, et see peaks siis olema sellel trassil, mida mingil põhjusel valitsus tänaseni pole kuigi tähtsaks pidanud, ehk siis Euroopast Tallinna. Et valitsus pole tähtsaks pidanud, ma pidasin silmas seda, et valitsus on investeerinud raha teede ehitusse, nendest teedest, mis viivad ei kuhugi. Tallinnast, Venemaa suunas, Tallinnast, Tartu suunas, maailma mõttes ei kuhugi. Aga et see tee, mis viib Euroopasse, on ainuke ju, mis on eluohtlik, kitsas, halb. Aga et sellel trassile peaks olema, sest Euroopast tuleks inimesed mööda seda teed ja üle põhja pool Skandinaaviast tuleks inimesed seda teed. Et on ta siis Tallinnas, Märjamaal, Pärnus või kuskil nende kohtade vahepeal, see pole oluline. Põhiline, et sellel trassil, mis tegelikult on ju Eesti Arter ja Tuiksoo, mis siis, et teed on halvad, seda teed ja inimesed meil tuleb. Aga võib-olla keegi kuulab ja leiab, et see on väga hea idee ja tahab nagu tulla ja aidata ja kuidas ta siin näiteks leiaks siis üles, et nagu No küllalt ta siis teie kaudu leiabki mind, kui ta seda saadet just. Praegu see Euroopa arengusuunad on sellised, et see periood tuleb üldse ära unustada. Et häbiväärne periood. Ei ole asi selles mõttes nii halb, et ega minust peale eestlaste ei häbene seda perioodi keegi, et päris korralikke muuseumid on peale meie igal pool. No seda ma silmas pean. Ja. Ühesõnaga, me oleme jälle õigeusklikumad kui paavst. Ikka, nagu alati. Ja Koonutuum on ka kindlasti. See on nagu see Armeenia raadionali oli. Aga oskad öelda, kus on lähimad? Näiteks Läti, kas see Läti osast? Ja Lätis on nii riiklik muuseum kui eramuuseum. Siuke muuseum olemas. Ja päris head muuseumid. Ja päris head muuseum. Era- ja riiklik olemas. Skandinaavias igal pool. Ei ole mingit probleemi. Ei ole. Küsimus on ainult tahtmises. Sotsialistlikud Põhjamaad on väga sallivad. Ma ütleks, et ega kogu planeet on salliv, et ega kardetakse tihti peale palju juutide viha, aga intelligentsemad juudidki saavad ju aru, et baltlaste ajalugu selles kontekstis oli ilma valikuteta ja keegi meie rindeväe osadest, millest käib jutt, ei ole osalenud juutide tapmises. Et ei ole põhjust vaenata ja vihata neid üksusi ja neid inimesi. Ma seda on väga hea kuulda ja väga õige välja öelda. Ja
eks seda välja ka öeldakse, aga eks need, kes on otsustajad, loodavad, et omaenda rahvast ja ajalugu ja kangelasi vaenates teenivad nad ehk oma isandate veel rohkem plusspunkte, kui nad ilma selleta teenivad, kui seni. Võib-olla peaks korraldama mingi koolituse, kuidas Lätis saab ja millis saab, kuidas Läti ametnikud selle ära tegid, kuidas Läti investorid, kui seal on neid, kuidas nad julgesid. Et sellist kogemus ilmselt on siin vaja. No see on kurb, see on isegi väga kurb, sest siin ju Pärnus oleks ju kindlasti, kuna Pärnu on niikuinii suve pealinn ja siia tuleb Eestist ja siia tuleb mujalt palju nagu inimesi, külalisi, turiste, suvitajaid. Ja Pärnu on ju selles mõttes halvas olukorras, et siin inimesed käivad, aga siin ei ole nagu... Siin ei ole mitte midagi teha. No täpselt seda ma räägingi. See oleks olnud ehk see magnet, mis isegi talvel mõned inimesed siia meelitaks ja korrada üritusi ja asju, kõike saab ju teha, kui on pinnal. Mul on käinud niivõrd väidraid inimesi, näiteks Hollandist 2 bussitäit pilgeni täis ajalootudengeid ja seda kõike, nad on ise kuskilt üles nuhkinud, kui seda kõike reklaamida, siin kõik väga palju nii-öelda õppereisil, huvireisil erinevaid inimesi, see sama muuseum, kui näiteks mõni ärimees paneks raha alla, võiks pakkuda ka mingil määral majutust ja mida iganes, et siin on, igal juhul oleks see kasumlik äri. Restoran, baar, mida iganes ka temaatiliselt kuidagi. Palju muuseumi üleval pidamine peaks sisuliselt olema suht-koht odav ja seal on ruumikütte ja seal on mingi muud asjad ja... Ülalpidamine on ikkagi ainult küttepõhiline. Ja nagu... Aga valmis ehitamine siis on mingisugune raha, et kui on juba olemasolevad ruumid, siis mitte väga kallis, kui nullist ehitada, muidugi kalli. Alati on direktor, kes on palgal, siis on tal töötajad. No sa ei pruugi sellises... No ma usun jah, et seal palgalisi üle 1-2 ei pruugi võib-olla olla. See on küllaltki selline fännatav teema, et seal saaks ka vabatahtlikke kasutada. No ja sa ei pruugi sellist Sovjeti nõukogude stiilis ettevõtet üles ehitada. Sul võib ju olla lääne stiilis kodupood või kodukohvik, et inimene elab ühes majas otsas ja teises maja otsas peab poodi ja kohvikud. Lihtsalt keegi annab kella, eks ju. Ja selle meil miski pärast väga kardetud teema neutraliseerimiseks võib ju näidata ka mõlemat vainu poolt. Eestlased võitlesid ka teisel poolel ja neid võiks näidata. Ka neid esemeid on siin Eesti kollektsionääridel üks jagu ja kõik need vähesed kollektsionäärid, kes siin on mu ideest teadlikud ja kõik on ütlenud, kui selline muuseum saab teoks, me väga meeleldi. Kohe tuleme koos oma asjadega ja anname sinna alaliseks eksponeerimisega. Nii et kui seal oleks nagu nii punane kui Saksa pool, et siis kaoks ära ka väga pahatahtlike võimalike inimeste nii-öelda siis võimalus seda pahatahtlikus valguses. Meil oli olemas okupatsioonide muuseum, kus olid mõlemad okupatsioonid. Nüüd on sellest saanud vabam, kus toimuvad, ma vaatsin jälle seina peal oli mingi homoseksuaalne plakat. Ja ma ei tea, kellele see ette jäi, et ega teda jah. See on muutunud homokeskuseks. Ma isegi tea, mis sellest on saanud, aga ma tean jah, et muuseumi seal on. Sa näed, mis seina peal on kirjas, mis seal toimub. Täpselt selline mulje, nagu ainult mingi homoseksuaalne oleks nagu rõhutud, kõik teised elasid täiesti vabalt siin. No jah, ega see meie riigi deviis on juba ammu olnud, et ainukesed väärtused ongi AIDS, peded ja neegrid ja kõik muud väärtused ei ole, mitte mingid väärtused. Nendega ei ole mõtet tegelda. Kui sa tahad olla popmees ja õiget asja, siis ainult need kolm. Samas põhiseadus räägib natukene teist. No põhiseadus räägib palju. Tead, mis asi see on? Mis sa rääkisid? Tead, mis asi see on? No see on see, et meie riigi on kaaperdanud meile võõrad. See on satanism, Leo, mida nad inimestele peale suruvad. See on puhas satanism, mitte midagi. Nad ise ka seda ei tea võib-olla, et nad seda teevad. Ei no, ma usun, et küllap nad teavad, et need inimesed, kes riigi on... Ei, nad ei pruugi teada seda. Nad on nii lollid lihtsalt, Leo. Ülemine ots teab kindlasti. No kõige ülemine teab muidu, aga teised väiksemad pulgad. Ei, mingilt astmelt nad ikka teavad, keda nad teenivad. No mõni teab. Vägagi teadlikult nendesse organisatsioonidesse, et siis oma jumalat teenida. Jah, kurb. Aga meil oli saates oli tegelikult hoopis teine teema ja see oli väga hea selline põhjalik sissejuhatus, väga asjalik sissejuhatus. Aga selle ausambaga, millega nüüd meil on siin olnud juba selle aastal jälle oli uus prohmakas, et sa olid päris selle ausamba sünni ja tegemise juures. Selle esimese? Päris selle esimese ausamba esimese üleüldse paneku esimese tegemise juures. Meil on noored põlvkonnad siin 20 aastat möödas peale tulnud, nad ei tea mitte muhvigi
räägi neile, räägi, mis juhtus. Tean ainult esimestest raamatutest, et viimastest ma... No viimastest räägime meie siis. Aga algus oli nii, et minu sõber Kaido Nõmmik tuli sellisele ideele, et nüüd on meil vabariik, nüüd oleks vaja teha nendele meestele ausammas. Ja kuna mina veteranidega väga tihedalt lävisin, siis ma selle mõtte käisin neile välja, nemad süttisid selle peale samuti, ütlesid, et muidugi, väga õige, teeme ära. Korjasid ja leidsid raha kusagilt, ma ei tea kust. Minu õlule jäi paberite kooskõlastamine. Pärnu linnavalitsus eraldas meile krundi. Ja see krunt oli... Ma ei mäleta, kus oli see krunt. Igal juhul siis mõne aja pärast öeldi, et ei, et see krunt ei ole piisavalt väärikas. Seda öeldi linnavalitsuse poolt. Et me anname teil palju parema koha. Ja just jälle, nagu ma siin äsja sellest muuseumistki rääkisin, et kui selline muuseum oleks, võiks seda tasakaalustada siis mõlema vainu poolega. Siis linnavalitsus oli ise selle peale tulnud, et ka, et ei oleks kellegi ütlemist, et see on kuidagi paha sammas, et antigi siis meile see park, selle pargi teine servus oli punaste sammas juba ees, et mis nüüd on maha võetud. Mis nüüd on maha võetud lõpuks, jah, aga plaan oli väga mõistlik, et ka väga pahatahtlikud inimesed ei saaks võtta seda konti järamiseks, et see on ikka mingi fašistlik sammas või mida iganes, sest kommude sammas oli seal juba 10 aastaid ees. Ja oli pärast ka seda juhtumit. Ja oli pärast seda juhtumit. See võeti alles äsja maha. Ukraina sõja mingis töörises. Ja, alles selles kontekstis, kui tuli kampaania kõikide punaste sammaste eemaldamiseks. Või ma ei usugi, et see kampaania oli punaste sammaste eemaldamiseks, et kuna nüüd on fookus Venemaa, see oli just nimelt Vene sammaste. Ja, et praegu on ju populaarne, et kõik Vene on halb. Vahele põikene huvitav, kas see sammas seal Paide lähedal, mis on pandud üles Liivi sõjas hukkunud venelaste auks, kas see võeti ka maha või mis sellega tehti? Raske öelda, jah. Tõesti, andmed puuduvad. Andmed puuduvad, aga räägi edasi, Leo. Jaa. Kuhu ma jäingi? Linnavalitsus andis parema krundi, andis loa, kõik kooskõlastused. Veteranid lasid samba valmis teha, samast toodi Pärnusse, panime ta ülesse, saatsime määratud kindlaks avamise päeva ja saatsime kutsed ümber maakera veteranide organisatsioonile laiali. Veteranid tulid kohale, sadu võib-olla rohkem, võib-olla tolle ajal isegi oli neid inimesed 1000, kes tulid kokku põhiliselt USA-st, Kanadast, Rootsist, kus veteranide keskused suured olid. Pidulõkkule avaldmisele, aga 3 päeva enne avamist võeti sammas maha. Tegelikult oli väike skandaalike puhkenud juba enne, kui sammas saladuslikult ühel päeval ära kadus. Nimelt kutsuti mind linnavalitsusse, mis oli kõik kooskõlastanud ja öeldi, et kusagil kõrgemalt poolt mingid inimesed ütlesid, et see tekst seal kivi peal ei ole väga hea, et see tekst tuleks ära muuta. Ja tekst oli siis milline? Oi, ei mäleta täpselt. Igal juhul saime kooskõlastada siis uue teksti ja välkkiirelt tundidega raiuti siis uus plaat ja see plaat vahetati seal samba peal ära. Ja öeldi, no nüüd on küll kõik hästi. Ja järgmisel päeval öeldi, et ikkagi midagi on natukene halvasti, midagi äkki tuleb natukene muuta. Nüüd oli suhteliselt hilisel ajal kutsutud linnavalitsusse arutama, et mida siis muuta ja kuidas muuta. Aga tööpäevaks lõppema kell oli 4:30, ametnikud kibelesid koju ja ütlesid, et jätkame seda vestlust homme hommikul, kohe kui tööpäev algab. Aga katame selle samba nii kauaks, ööseks kinni. Et siin on kellelgi mingit ütlemist, et ärme laseme ennast provotseerida, et kõik on hästi, avamine toimub loomulikult. Aga katame ta kinni, hommikul võtame vastu otsuse, mida me siis muudame või ei muuda. Ja läksime laiali. Ja see oli siis 3 päeva või? See oli minu mälu järgi 3 päeva enne avamist. Aga õhtul oli minu ukse taga kapo, kes teatas, et su sammas on ära varastatud. Ega sa ei tea sellest midagi. Ja siiralt ei teadnud, mis on sambaga juhtunud ja mina ka ei teadnud. Läksime, sõitsime koha peale koos kapokatega. Seal kus oli sammas, sammast enam polnud. Kapokad hakkasid helistama.
Kust see info läks kapole, et sammas on varast? Ja vot see kapo allikaid mina ei tea. Aga kusagilt nad selle välja Sina avaldanud, kui sinu sammas varastati, et oleks sina selle avalduse teinud, aga kus? Ei, mina ei teadnud, sellepärast, et alles mõni tund tagasi oli töö alles. Mul oli see linnavalitsus, kõik oli hästi, lihtsalt, et mingit nipet-näpet oli vaja hommikul muuta. Ja kapo siis helistas ilmselt mingitele linnavalitsuse ametnikele muu hulgas ja tõenäoliselt veel paljudesse kohtadesse, mäletan, kõnesid oli mitu ja siis kusagilt keegi linnavalitsuse ametnik vist või keegi asjasse puutuv inimene ütles kapole, vaadake 9 uudiseid, siis saate teada. Vaadake 9, saate teada alles meediast, televiisorist saate, ennem keegi ennem ei tea. Vaadake Vremjat. Aga mina kõigest hoolimata läksin hommikul linnavalitsusse ja no oli kutsutud ka ju. Nagu oli kutsutud, ega ma sai minemata ette kõik, mis vahepeal juhtunud ja seda enam, et uudistes oli juba selgeks ka saanud, et linnavalitsuse kõrvane käsi oligi selle taga. Aga asi oli sedavõrd värske, et nad ei teinud saladust ja ütlesid mulle, et me ei saanud midagi teha, et vahetult pärast seda, kui sina ära läksid ja meil oli ka juba üks jalg uksest väljas, helistas Siim Kallas ja ütles, et sammas olgu kohe kadunud. Ja meil ei jäänud mitte midagi muud üle, vabandust. Aga kas need on omavalitsus või kes nad on siis? Kas need ei olegi omavalitsus või? Ei, no ei ole. Kellel on omad õigused oma valitsuse? Küsin vahele korra selle küsin. Mis positsioonil tookord Siim Kallas oli? Minu arust oli peaminister. Isegi peaminister oli? Või vähemalt mingi minister. Ma arvan, et peaminister. Ei, see oli, vaata, aga see jätkus, kui see Lihulasse jõudis, siis oli Juhan Parts. Siis oli Parts, kes kaotas ka oma kohad. Selleni me jõuame. No jah. Ja linnavalitsus ütles, et on andeks jah, et me teame, et kõik kooskõlastused olid ja aga millised olid siis Siim Kallase argumendid? No mina Kallasega ei kohtunud. Kallasel ei olnud minu arust argumente, sest ma arvan, et need ametnikud rääkisid minu küllaltki siiralt, et nad lihtsalt täitsid käsku ja see käsk oli ilmselt üsna lakooniline, et seal ei olnud mingeid argumente. Et minu arust oligi üks lause, et samas olgu koheselt maha võetud ja kogu lugu. See tähendab seda sisuliselt, et praegune Pärnu linnavalitsus allub nagu otseselt Kristjan Michal. Mitte praegune, vaid tolle aeg. Volikogu ega mingid asjad ei puutu. Need ei loe, et meil käsuliin. Ikka käsuliin. Mingi käsuliin on meil, mingi ei loe nagu need volikogud ja muud. Ei, seda arutelud linnavalitsuses mingil juhul ei tekkinud, et äkki me käsku ei täida. Ei, see linnavalitsus on üldse käsutäit ja käskusid annab siin linnas volikogu. Käskused sel ajal andis Siim Kallas. No sina, Sven, oled ju volikogu liige. Mina tean väga hästi, et mina olen selle linnavalitseja ja linnavalitsus lihtsalt on see teostab. Aga see on illusioon, nagu praktika näitab teisiti. Sellega tuleb nõustuda. Paraku küll, sest nii oli. Meil on kõik jutumärkides, seaduslik jutumärkides, meil ei ole mingit telefoni õigusteks, mis välja tuli. Ega õigust ei ole ilmselt telefoni pealt kuulata. Kõik me ju teame, see pole enam saladus, et isegi kohus kasutab vajadusel neid kõnesid, mis kogu planeedil pidevalt salvestuvad. Ilma seadusliku loata on peal kuulatud. Ma ei tea isegi millised on seadused, aga seda ju kõik teavad, et kui kohus miski pärast vajab, siis suvaline kõne suvalisest ajast võetakse kusagilt välja, ehk teisõnu kogu planeedi elanike kõned salvestuvad kogu aeg. Keegi vist ei kuula neid pealt, nad võetakse siis, kui on vaja, sest sellist ressurssi pole, et neid kogu aeg kuulata. Ma ei usu, et see ka seaduslik on, aga see näitab, ma arvan seda, et kellel on raha ja võim, see teeb seda, mida tahab ja kui fantaasiaid enam rahuldada ei suuda, normaalsel moel hakatakse tegema perversustega, sest raha on nii palju, et nad saavad seda endale lubada. Ja ma tuletan veel meelde, et kunagi see jutt, et kõnesid salvestatakse, oli vandenõuteooria. See oli selline poolhullude mingite veidike segane jutt, mis oli täiesti vale. Kõik, kes räägivad tõde, on automaatselt vandenõuteoreetikud, kuigi siis mingi ajalise distantsiga on selgunud, et ükski nii-öelda omas ajas vandenõuteoreetik ei ole eksinud, et kõik need vandenõud on tõeks osutunud. Keemiapilne tuli välja. Jah. Võib-olla kas iga viimane on, aga nagu ikkagi. Ma ei tea ühtegi sellist nii-öelda omas ajas vandenõuteooriat, mis hiljem oleks blufiks osutunud. No see on väga hea kokkuvõte sellele.
aga siis ausammas oli läinud ja ausammas oli läinud. Ja kus see ausammas siis oli? Kes selle ära viis? Ausamba viis ära linnavalitsuse auto, mis ja tõsteti maha linnavalitsuse kraanaga. Nad rääkisid ka seda, kui raske neil oli pärast tööpäeva leida kraanajuhti ja autojuhti. Kas see kraana oli punane, küsiks vahele lihtsalt? Nad rääkisid kõike sulle, kui raske oli pärast leida kraana ja sooritada sisuliselt vargus. Nad olid suhteliselt šokis, nad ei varjanud midagi, nad rääkisid täiesti ausalt et selline käsk tuli ja kui keeruline oli veel leida välkkiirelt kraanajuht. See oli vist isegi napsi natukene võtnud, selle siis vaadati läbi sõrmede, käsk tuli koheselt täita, käsk täideti koheselt. Ja siis mulle ütlesid ka, et me ei tea, mis teha, nagu näed, et see lugu on läbi, ei lubata ja kõik. Aga nad ei ole mu suhtes suugi vainulikud, nad olid ise ka pigem hämmingus. Mäletad mõnda nimet? Ei mäleta paraku, et seal oli... Selle saab kõik kuupäeva. Ja mul on need näod on silma ees, aga ei, ma neid nimesid ei mäleta paraku. Aga seal oli küllaltki veidraid inimesi selles mõttes, et kõik nad olid ju vanad komud. Või vähemalt enamus, ma usun. Aga et selle samba saaga käigus näiteks ka, et vaat kui tore, et selline asi teoks sai, et ka meie õppisime ajaloost palju, et tuleb välja, et sul ongi õigus ja nendel meestel oli õigus, et me ei teadnudki seda, et vaat kui vahvad ongi kanged mehed ja õige asja eest võidelnud, vaat kui tore, et meie ka teada saime, et muidugi teeme samba. See tegelikult tekkis juba selles faasis, kui nemad ise pakkusid välja väärikama koha. Et need mehed ongi ära teeninud viisaka mälestamise, et see oli linnavalitsuse initsiatiiv ja nad ütlesid et me olime silmaklappidega, me ei teadnud. Aga Siim Kallas ühe kõnega keeras kogu selle laual põhjõelespidi. Ja, absoluutselt. Aga sellest hoolimata mõni aeg toimus veel mingi suhtlus selle Pärnu linnavalitsusega ja nad olid nagu sama, nad olid pigem õnnetud, et nad seda käsku pidid täitma. Aga mõne aja pärast siis toon muutus ja mulle saadeti ametlikud kirjad, need on mul ka alles. Ja sisu oli umbes taoline, et ma olen nüüd sunnitud nende ära songitud pargi omal kulul taastama, sest ma olen paigaldanud sinna samba, millel ei olnud kooskõlastust. Nii et kusagilt tulid sellised uued käsud veel appi siis represseerida. Neil oli ju kooskõlastus alguses, sa ütlesid ju, nad olid kõigega ju nõus, seal kooskõlastus oli. Suuline kooskõlastus on ka kooskõlastus. Ikka. Ja samba paigaldaja ei olnud ka nagu ainult mina, vaid see oli ikka veteranide organisatsioon, aga siis võib-olla nädala paari möödudes olin järsku mina ainuiselikult muutunud selle samba paigaldajaks ja teinud seda ilma kooskõlastusteta ja kästi see park korrastada. Lõpuks see skandaal kuidagi vaibus, loomulikult midagi korrastanud ja siis nad loobusid ka minu ahistamisest ja minult selle tegemise nõudmisest. Kus see sammas siis ise oli? Aga see on saladus, seda nad ei avaldatud. See on saladus? On saladus, jah, ja seda ei avaldutudki enne muidugi, et me oma kanalites saime teada, et see on kuskil Pärnu majavalitsuse laud. Aga et see oli saladus ja seda enne me kätte ei saanudki, kui me saime siis uue koha, kuhu üritada teda paigaldada ja siis korduvate nõudmiste peale Pärnu linnavalitsus andis selle siis Lihula vallavalitsusele kätte, et nemad oma transpordiga viisid seda Lihula. Nii kaua see oli linnavalitsuse käes. Jah, aga räägi siis, kuidas siis see läks siis see samba saaga läks nagu siis teisele ringile. See läks teisele ringile. Alguses juba oli juttu mõnes. Mõned veteranid, kes olid selle asjaga tegevad, olid värvatud Respublikasse, kui ma õieti mäletan. Küllaltki värskelt. Ja nad sinisilmselt uskusid, et nüüd ongi õige partei, kes ajab õiget asja ja loomulikult panevad üles ka selle õige samba ja veel õige kirjaga. Ja kui ma õieti mäletan, siis öeldi, et vaat Rakvere linnapea, see on nüüd meie mees, see teeb kõik asjad ära, see on julge mees, see on õige mees. Ja paneme sambu sinna ülesse. Ma seda muidugi ei uskunud ja loomulikult see nii ka ei läinud, aga siis õnnestus saada Madissonil Lihula vallavanemaks. Ja siis me veteranidega arutasime, et nüüd siis kasutame juhust, et Madisson loomulikult julgeb seda ja julgeski. Ja panimegi samba üles ja sammas läks teisele ringile. Siis ei olnud seal enam väga palju minu osalust, et minu osalus lõppeski praktiliselt sellega, kui me veteranidega arutasime, et laseme nüüd Madissonil tegutseda. Siis ma olin rohkem kõrvaltvaataja ja külaline.
aga siis, kui pidulik avamine toimuma Lihulas, helistas mulle üks ametnik valitsuse ringkondadest. Valitsuse, mitte linna, vaid päris ei, päris Tallinnast valitsevatest ringkondadest ja ütles, et näed, et teie samba avamine peaks siin mõne päeva pärast tulema, aga et täna hilisõhtul valitsus läheb ja varastab selle samba ära samamoodi kui Pärnust. Et eks sa mõtle ise, mis selle infoga teha või kas üldse midagi teha. No, mina saatsin Käskjala Lihulasse Madissonile seda uudist viima telefoniga, ei olnud seda rääkida, sest ilmselgelt ju kuulatakse neid pealt. Ja mis edasi sai, seda teame me ju kõik. Madissone ja sama mehed Kaigastega põõsasse ja Juhan Partsi mehed tulid ja peksid nad kõik läbi ja viisid samba minema. Ja nüüd, nagu ma olen meedias kuulnud, siis oli viimane saaga üle mitme aastal. Aga kas sa Lihulas olid ise ka kohal sellel ajal? Ei, selle samba mahavõtmise ajal ei olnud ma kohal. Ei, teate, ma ajasin üleüldse kõik segi, samas juba avati pidulikult. Samas avati, jah? Ja minu arust ka avati, jah. Terve hulk pappe käis ja pobises ja õnnistas selle samba sisse. Ja ma olen ka näinud Lihula õppetund. Ja seal ma olin küll kohal ja kogu see info mulle, et samas sellest hoolimata, et ta on avatud suurte rahvahulkade osavõtul, et sellest hoolimata ja samas nüüd varastatakse, vaat täna õhtul ära, see oli juba mitu päeva pärast avamist. Ja, nii oli seal. Aga ma korraks küsin, et Pärnus ju praegu on üks ausammas. Selline must plaat, kus on kõigile Eesti vabaduse eest võidelnud sõdur. Väga soliidne sammas. Aga seal nüüd ei ole, eks ole, sõduri kujutist ei ole, seal vist on ainult üks sümbol see, kas... See on Vabadusristi südamik, mida siis teises maailmasõjas ka mõned Eesti väeosad kandsid. Aga kust see tuli, kas sa tead midagi sellest saanud? Ja sellest ma tean väga hästi. See oli tegelik minu taotluslik eesmärk. Sest ma teadsin ette, et seda sammast, mida siis tänaseks on vist juba 3 korda varastatud, et ega seda ei lubata. Kõik me ju teame, millised jõud valitsevad nii planeeti kui meie riigi. Ilmselgelt seda ei lubata. No, kui see territoorium? Kuid minu rääkides oli see, et midagi tuleb anda vastu. Et tegelikult oli see sihilik provokatsioon, et saada midagigi. Ja selle midagigi me saime. Väga soliidne sammas on üleval. Ei, tuleb kiita ilus sammas. Ja, see on väga ilus sammas ja see oligi eesmärk, et me saame loa püstitada kas või midagi, kas või kuhugi. Muidugi oli väike lootus, et ehk jääb ka see sammas, kuna selle kavand oli see, mida veteranid soovisid. See oli nende tahe, see, mida ei lubatud. Aga ma ei uskunud seda alguses peale, et see jääb. Aga kogu aeg ma lootsin, et see annab võimaluse kauplemiseks. Ja endis. Ja sammas on olemas juba aastaid. Siin Pärnus? Siin Pärnus. Võime minna pärast vaatama, see on siin lähedal. Loodan, et peale saadetud seda ka ära ei viida. Sellepärast, et ta on jäänud suhteliselt tähelepanuta ja kuigi ta on kesklinnas, on see koht siiski kuidagi väga vähe käinud. See selle Pärnu hotelli taga, võiks öelda. Vaatad bussijaamast hotelli poole, siis seal hotelli taga. Et ega ta tegelikult ei ole sugugi vähem soliidne või halb koht, et eesmärk saavutati, sammas on olemas. Sellega on kõik hästi, aga sammas on tähelepanuta jäänud. Kogu fookus on miski pärast. Sammas võeti maha, seda tegelikult pandi teine sammas, mis on väga kena. Ja väga ammule 10 aastat tagasi rohkem. Ja siis seal on siis tekst, et teises... No tekst on midagi sarnast, nagu oli siis viimane tekst sellel maha võetud sambal. Aga täna see on ju fookus miski pärast sellel sambal. Tegelikult on sammas olemas, seal võib iga aasta inimesed, kes soovivad käia teha mäletused ja seal käib Kaitseliit ja kõik ja volikogu vist on seal olnud vähemalt osa volikogu liikmeid. No, otseselt ta ei hakka nüüd kellelegi silma, et kui sa kuskil liigud nagu mingi, ma ei tea, Rüütli tänaval või ükskõik kuskil mujal, siis sinna nagu ei saatu. Ta oleks kuidagi teises pargis rohkem hakanud silma, kuna see on ühendustee siis Riia maantee ja kesklinna vahel. Samas nüüd uus silda vaadatakse ja siis ta hakkab väga silma. Ta hakkab paremini silma kindlasti. Ja siis ta on uus tee on nüüd just seal juures elevantidega. No ja nagu see sammas oli siis ütleme minu provokatsioon suurel määral, et saada midagigi.
siis ma arvan, et sild on nüüd nende omaaegsete linnavalitsuse liikmete provokatsioon, kes olid ka väga pettunud, sammast ei tule ja nüüd siis selle sillaga nad suunavad ikkagi rahva sinna samba juurde, kuhu vaja, et see on ilmselt nende kättemaks ja provokatsioon nendele jõududele, kes käskisid samba kõrge. Et asi ei ole nii väga halvasti. Ei ole. Sest kõik me pärnakatena me ju saame aru, et silda sinna ei ole ju vaja tegelikult. Silda on Pärnusse vägagi vaja, kahju, et see raha ära raisati, et seda ei saa sinna, kuhu vaja on. Et vaja oleks eriti suviti teda Tammsaare tänavast üle jõe, et kõik puhkajad, kes tulevad Tallinna poolt, põhja poolt Pärnusse, ei ummistaks kesklinna ja läheks mööda Tammsaare tänavat kohe randa ja rannarajooni hotellidesse. No raha on ära raisatud, silda me ei saa. Saime juba olemasoleva silla kõrvale, aga praegu selle vestluse käigus, jah, me jõudsime nüüd, ma ei tahtnud linnavalitsust tule alla seada, õigemini omaaegset linnavalitsust, seal võivad mõned inimesed elus olla, aga see oli nende salaplaan, jah, et nüüd suunata selle ausamba juurde rahvas. Leo, ma tahan siit natuke, no kuidas öelda, võib-olla nad mõtlesidki täpselt niimoodi, et täpselt nii, sellest praegusest sillast üle, aga siis, et sinna rannahotellidele jõuda, nad peavad ka kesklinna ostukvartalitest mööda minema kindlasti, et millest nad muidu oleksid. Ja kuna seal tekib ummik, ilmselgelt tekivad seal ummikud, sellepärast, et loogiliselt seal ei saaks mingit silda alla ja kõik nad peavad samba ees nüüd peatuma. Ja see on väga-väga läbimõeldud. Et see hind ei ole minu arust palju, et me nüüd silda ei saa sinna, kuhu vaja. No kannatame ära. Kannatame ära, vähemalt nüüd avaldatakse austust kodumaast võidelnud ja langenud veteranidele. Et linnavalitsus tegi väga kavala käigu. Aated maksavad rohkem kui praktiline elu. Et väga tublid inimesed. Ja siit ka väike õppetund, et kui sa tahad mingit ausamast, mida ilmselgelt ei taheta lubada, siis tuleb vinti üle keerata. Ikka üle. See oli teadlik provokatsioon. Ikka vinti üle ja küllap me siis midagi tingime välja. Ja nagu näha, mõttekäik oli õige. Samas on tegelikult olemas, samas on tõesti ilus. Koht on nii keset linna. Väga väärikas ja väärikamaks seoses uue sillaga muutub. Kõik hästi. Kõik väga hästi, sest see on elementaarne äritaktika, et midagi saada blufi kõigepealt ja küllap sa midagi siis tingid välja. Aga lähme siis selle jutumärkides paha sambaga või selle päris sambaga siis edasi, et kuidas sealt Lihulast ära viidi, et kuhu ta siis viidi, et mismoodi siis see asi sai. Eks ta jälle ilmselt kuhugi ära peideti esialgu, aga lõpuks kingiti tema Johannes Tõrsile, kellel on väikene kodumuuseum, sest valitsuse liikmed arvasid, et siis kontekst muutub. Kui ta on muuseumis, ehk siis ta on ajaloo prügikastis, siis ta ei ole enam ausam. Aha. Ja ta on seal Lagedi muuseumis siis praegu? Ja ta on seal Lagedi muuseumis ka täna. Ja saab vaadata. Ma arvan, et saab ka vaadata. Saab, ma olen ise käinud. Et isegi Arnold Rüütel käis, mul on kuskil foto sellest koos abikaasaga austust avaldamas, seisavad seal ees, kummerdavad sirgelt. Ja noh, muidugi see oli sügava kiilu veteranide ridadesse, sest see oli praktiliselt 2 tähtsat inimest, mõlemad sõjas käinud mehed ja kangem mees ehk üks Narva pataljoni võitleja osteti siis valitsuse poolt ülesse. Tal maksti 100 000 krooni, et ta annaks oma allkirja, et ta on nõus sambast loobuma. Valitsus saaks oma tahtsi tegutseda. Kuidas see vormistati? See vormistati elutöö preemiana. Ja teda survestati, aga sellega muidugi häbistati seda meest, sest kõik teised veteranid, kes olid asjaga seotud, kes ei olnud sugugi sellest kangelaslikust Narva pataljonist, et harilikud leegionimehed, mõned aastad nooremad mehed, mobiliseeritud mehed, keerasid sellele mehele selja ja pidasid teda reeturik. See on kurb ja see oli kuskil pärast seda Lihula see oli varsti pärast Lihula äraviimist, jah. Aga formaalselt kuulus siis samas kellele? Sel hetkel, kui ta seal Lihulas oli? No, seal oli allkirja õigusil 3 inimesel. Minul ja 2 veteranid, kellest üks oli siis eriti kangelasliku üksuse võitleja ja see osutus siis kõige nõrgemaks lüliks ja andis oma allkirja tol ajal päris soliidse summa eest. No aga teie ei andnud. Meie ei andnud. Sisuliselt ei oleks saanud seda teha. Sisuliselt ei oleks saanud seda teha, aga valitsus luges seda siis piisavaks,
et see üks allkiri nüüd on ka seaduslik küll. Kui on organisatsioon, siis peaks ikka organisatsiooni mingi juhtorgan tegema otsuse. No loomulikult oleks meie kõige 3 allkirja tegelikult vaja olnud, kui vaadata. No see on jälle ju seaduse rikkumine, oma valitsemine. Mitmendat korda juba, eks? Ja, et need 3 allkirja oleks olnud vajalikud sellest aspektist, et kui me tõsimeeli usuksime, et me elamegi õigusriigis, et seadus maksabki midagi, jah, siis oleks vaja olnud 3 allkirja. Aga ju siis need ministrid, kes selle allkirja ostsid, selle Narva pataljoni mehe käest, arvasid, et nüüd neil on juba piisav seaduslik õigus, mis ei ole küll piisavalt, mis ei ole võib-olla kõigi jaoks seaduslik, aga midagi on ja nüüd nad võivad jälle jõudu rakendada ilma, et saaks nagu täit meelepaha rahvas nende peal realiseerida. Võtame nüüd üldse loogika appi. Et nagu saada nagu selle valitsus. Oota Reimi, lähme selle ausamba asjaga veel. Ma tahaksin see juurde lisada, et kui kõik need sündmused, mis sa Leo väga ilusti siin kirjeldasid, toimusid, siis võib-olla nooremad inimesed ei tea, et kui see Lihula ausambas maha võeti, kõik see oli, mis sa rääkisid, siis sellel ajal seisis Tallinnas Vene mundris Aljoša. Kogu aeg, nii kui Ei mitte ainult, ega samasse parki, kui ta Pärnus maha võeti, jäi ka ju punaste ausammas, kus juures muude punaste tähtpäevade seas oli seal mälestatud ka 24. aasta mässu. Nii et ilmselgelt mõtlevale eestlase oli see dilemma naeruväärne, et Eesti eest võidelnute samas võetakse maha, Eesti riiki kukutada üritanud. Okupeerijate, okupantide samas. No okupantide samas veel nagunii, aga ka vaba riiki kukutanud üritanud. Kas seal ei olnud ka mingi veel varasemaid aastaarve nagu 1905 jaa, aga 1905 ei olnud selles mõttes seda varanud polnud Eesti riiki. Aga 24 oli otseselt Eesti riigi kukutajad, kelle plaan küll ei läinud läbi. Aga keda siis Eesti Vabariik... Täpselt niimoodi. Aga sa Leo ütlesid väga hästi välja selle, et Eesti riigi eesotsas, et kas vanad kommunistid ise või siis nende kommunistide järeltuli. Või järeltulijad või lihtsalt nende käsilased. No täpselt, ega nad ei hakka ju oma mälestussambaid ju maha võtma. Ei, loomulikult. Mitte ega ju ei hakanud. Aga nüüd ilmselt oli uus korraldus seoses Ukraina. Ja sellepärast, et eks nad ju teevad suurelt jaolt siin ikkagi ka seda, mida nemad tahavad. Aga kui käsk tuleb kõrgemalt poolt, kui Eesti, siis neid käske täidetakse ja tänane suund maailmas on see, et vaenatakse venelasi. Sinna ma tahtsingi jõuda. Ma mõtlesin selle, et võtame loogika appi, vaatame seda, et kuidas meie valitsus nagu tegutses, et idee järgi ju kas siis 40–45 vist meil oli kuskil see Jüri Uluotsa valitsus oli ka kuskil mingi eksiilis. No oli. Nii, aga põhimõtteliselt oli Uluotsa valitsus oli see, kes kutsus kõik Eesti mehi ju leegionisse võitlema kommunismi vastu, bolševismi vastu, Eesti iseseisvuse. Toetama mobilisatsiooni. Täpselt, just nimelt. Ja omakorda Uluotsa valitsus oli ju see legitiimne, ütleme niinimetatud Pätsu režiimiga järeltulija, mida meie valitsus praegu peab nagu ikkagi legitiimseks nagu Eesti Vabariigi võimuks. Vaatamata 33. aasta valimist. Vaatamata kõigele. Lähme nüüd edasi, see 40-45 Uluotsa valitsus. See tähendab seda, et see legitiimsus on niinimetatud see jada. Ja nüüd on sedasi, et äkki lükatakse see nagu see Uluots sealt välja, et nüüd see, mida tema toetas, et see nüüd enam ei ole halal. Et iseenesest, võib-olla selles jällegi midagi halba, aga siis oleks pidanud kogu Pätsu režiimi mitte tunnustama. Et juba 33. aasta rahvahääletus oleks tulnud lugeda legitiimseks ja Päts võimu kaperdajaks, nagu see tegelikult oli. Ja siis oleks võinud vaidlustada ka muidugi Uluotsa üleskutse ja raadioga. Aga kuna seda pole tehtud, siis nüüd jääb küsimus selles, et millised tükikesed sellest Eesti Vabariigi jäänusest siis oli legitiimsed, millised ei olnud. Kes seda otsustas? Me võime pärast saata, me võime lisada, ütleme, kõik võimalikke neid plakateid, mis kutsusid nagu, ütleme, Eesti mehi sinna Eesti leegion ja lihtsalt, et need oleks nagu ka saate vaatajatele nähtavad. Reimi, me ei lisa siin ühtegi plakat. Ei lisa.
ma arvan küll, kui me tahame YouTube'is edasi olla ja seda ära kasutada, siis me ei midagi. Ja nii, et selle jutuga on asi. Me liigume, kasutame neid ära. Jaan, kuule, ma tean, kes see YouTube'i majandab. Selge. Mingi Google või midagi sellist. Ei no see seda vaevalt, et seda meie seda 33. saadet, mis see Sinimägede teemaline saade oli, vaevalt, et seda Vene häkkerid selle YouTube'is vaevalt. Ja see on ikka YouTube ise, kes aga see on Sinimägede probleem seal särkide pärast, kuidas politsei siis kuidas proua Maiklat seal peidis. Ja täpselt see. Ja see siis osutus nii, ma ei tea, teravaks see saade kuidagi, et tuli maha võtta. See on meie arvamus, et see oli see särk. See võib olla, kuid see ei pruugi olla. Meil ei ole ühest vastust. Aga see on midagi öelda. Meil ei ole vastatud selge sõnaga, et see oli see. Me istume arvame ise siin, et see oli see. Aga nüüd on sedasi, mul on küsimus Jaanile. No, ole lahke. Olen lahke, just nimelt. Vaata, see küsimus on selline nüüd, et vaata, sa siin rääkisid, et sul on midagi nende plakatite vastu, et mida ma saatele nüüd ei lisa. Kas sul on ka äkki mingi elutöö preemiat juba pakutud? Kuule ei ole. Mul on vastupidi, et mul on nagu, võetakse seegi elu ära, mis meil enne mul on olnud. Aga läheme selle törsi ja siis edasi, et selle aasta sündmuste juurde siis hakkame jõudma. Et see päris ausammas on seal lagedil, kus ta on, aga siis üks mees vist tegi ühe koopia vist sellest. Ta ei teinud päris koopia ka, sest see ei ole see, ta tegi uue ausamba, mis lihtsalt meenutas seda. Ja ma paraku nendest asjadest ei tea midagi rohkemat, kui et mind oli kutsutud siis ka sel päeval sinna Lihulasse ja avamisele ja kuna ma sinna minna ei saanud, siis kõik, mis ma tean, on sama palju kõik teised teavad, et meediast ja hiljem muidu ikka mõni sõber lihtsalt rääkis, et mis juhtus ja nii edasi. Aga mis sa siis nüüd, kui sa kuulsid seda uudist, et jälle on juhtunud samba... Kolmandat korda. Mis mõtted su peast läbi käisid? No, eks esmane mõte oli ikkagi see, et mis selles riigis on tegelik ja mis on näiline. Et räägitakse kogu aeg põhiseadusest, räägitakse kuidas... Sõnavabadusest ja kuidas neid seadusi peab täitma. Ja nüüd siis tuleb nagu välja, et on olemas seadus, mis lubab peatada kinni auto, mis veab mida iganes, mis ei ole seadusega keelatud ja see lihtsalt konfiskeerida. Kui tulla tagasi selle, ütleme siis eelviimase samba võtmise juurde, ega see sammas ei saanud ju mingit hinnangut, et ta on halb. Sammas sai just nimelt, ta sai hinnangud, aga mitte, et ta on halb. Et semiootilised ekspertiisid tehti Tartu Ülikoolis ja leiti, et seal midagi tallitavat ei ole. Aga nüüd siis... Ma tean, minu arust siis jällegi kellegi käsul nagu varastati, rööviti siis tugevama õigust kasutades, vargus on salajane. Ühesõnaga räägime selle ära, et seda sammas... Avalikuks varguseks. Avalik vargus siis jah, et ilmselgelt ikkagi keegi realiseeris oma võimu ja telefoni õigust täpselt samamoodi nagu kahel eelmisel. Mingit kohtuotsust ei olnud? Ei, ja seda ainult nüüd räägitakse midagi mingist ekspertiisist, mida hakatakse tegema. See kõik on ammu tehtud. Tartu Ülikooli semiootika osakapoont ja leidis, et sellel ei ole mitte mingisuguseid taunitavaid sümboleid. Sellel sambal, mis Lihulast ära viib. Ma tahaks lihtsalt paar tähelepanekut täiendada siin, mida ma nagu jäi silma. Samas võeti maha, ma lihtsalt korraks nagu lõpetaks selle teemale sellepärast, et kas riik ütles, et see on tema maa peal ja sinna maa peal ei tohi panna või miks ta maha võeti üldse? No sest nii on otsustatud. Ei olnudki mingit põhjendust. Ei olnud mingit erilist põhjendust. Minu mälu, vähemalt mitte sellist põhjendust, mis nagu oleks reaalselt. Ütleme, kohtuotsust ei olnud, ekspertiis ei olnud midagi, ei olnud lihtsalt võite ära. Ei. See on ka avalik vargus. Ainult tugevama õiguse realiseerimine. No see võib ka röövimine olla, vägivalla kasutada, vägivallaga jähvardatud küll, aga võeti lihtsalt. No see oleks tugevama õigusega võeti ära. Avalik vargus. Et see juhtus nüüd viimane. Ei, no jah. No see juhtus 3 korda juba juhtus. Esimene kord oli selge vargus. See on mingid röövimine. No see ei olnud avalik vargus, see tehti salajas. Sest kui see kapo ei teadnud, see oli ka sulaselge vargus. Röövimine on sisuliselt ikka kas vägivallaga või vägivallaga ähvardades. Jah, just nimelt. Aga seal nagu Lihulas ju kasutati vägivalla. Ja see läheb röövimine. See läheb röövimine. Minu lihtsa mõistuse järgi küll. Minu mõistuse järgi ka, jah.
see on röövil. Aga kolmas kord siis nüüd, kui aga kahel esimesel korral on nüüd ka teada, kes andsid kuriteoks käsu. Ma ei tea, kas viimasel korral selles osas ma tahtsin seda täiendada, mis mulle nagu silma jäi. Need olid, ütleme, 2 sellist, nagu ütleme, need nagu artiklid ja pealkirjad, ütlesid nagu tavaliselt meil ütlevad enamuse nagu ära. Ja siis oli see, et kus üks ütles see, et meie siseminister kommenteeris seda 3. samba sealt nüüd selle auto kinni pidamist ja siis selle samba nagu, ütleme nüüd omastamist ja kirjeldas sedasi, et jah, valitsus oli teadlik. Jah. Et politsei teavitas valitsust, et politseile oli tulnud info, et võidakse midagi, et mingid sammast võidakse avama, aga et kuna eelmise samba avamisel juhtus see vägivald ja peade sisse löömine, eks ole, et siis võib jälle minna. Ei, see läheb valele teele praegu. Minu arust oluline on vaadata seda aspekti just nimelt, et valitsus oli teadlik. Aga kui valitsus on planeeritavast kuriteost teadlik, valitsus peab takistama. Aga lähme nüüd edasi, et ütleme seda. Aga mingid kuritegu on sündinud samast ei olnud üles pandud, samas oli auto. Selles oligi see kuritegu, et... Ei, kuritegu oli ju minu arust see, et samas võeti tugevama poolt nõrgema käest ära, peitudes siis seaduse maski taha. Aga valitsus oli siis kuulnud ja oleks pidanud seda kuritegu takistama, sest valitsus on ju selleks kutsuda õigusi kaitseks, et valitsus peab politsei takistama. Siseminister Riigikogu infotunnis ajas ikkagi sellist kägu, et politsei sai teada, et midagi toimub, et väga õige, ja see oligi see koht, kui minister oleks pidanud takistama kuriteo elluviimist. Lähme edasi. Minister oleks pidanud ütlema, et seda ei saa niimoodi teha. Ei, et siin riigis tuleb seadusi teha. Jah, tuleb siin riigis kehtivad seadused. Siin telefoni õigusega oma hooliga ei tehta. Nii ei käi asjad. Ei ole enam 90. Kui mõni meie eelkäijatest ja vanaisadest rakendas selliseid õigused. Nüüd oleme õigusriik ja lõpetage ära. Et kui neil on õigus, siis nad panevad üles ja kui on midagi... Ja kui on valesti, siis me võtame maha. Vastavalt ette nähtud ja seaduses sätestatud korras. Vastavalt seadusega ette nähtud korras me siis võtame ta ära. Aga esmajoones oleks... Kui see seaduslik alus on olemas. Kui on olemas, aga siis viiakse läbi juurdlus. Esmajoones oleks tulnud politsei omavali takistada. See oleks valitsuse ülesanne. Nad ise tunnistasid, nad olid informeeritud. Miks nad ei tegutsenud? Ja irvitav, selline üleolevalt irvitav siseminister infotunnis, siis kes seal vahepeal peaministriga lihtsalt lobises kuulamata neid küsimusi, mis ta esitab, kaunis ebaväärikas oli kogu see esinemine seal. Nagu üleolevalt siis selgitas, et politseil ongi kohustus ära hoida kuritegusid, et seal võis ju toimuda, et vaata keegi seal läks... Vaat siin ongi vahel kas tingiv kõneviis või oletamine, et võis toimuda, et see tuleb ikka enne tuvastada, kui hakatakse midagi ära hoidma, et siis me võime kõik teod siin ära hoida hirmus, et äkki nad polegi seaduslikud. Sellist paragrahvi ei ole olemas. Lähme ikkagi vaatame seda sama, ütleme, kui me proovime kõike seda nagu loogilisse jadasse ajada. Ütleme, siseminister ütles, et valitsus oli teadlik. Ja siis oli mõned päevad hiljem, järgmine pealkiri oligi see, et kui siseminister ütles sedasi, et Lihulas ei tohi olla, Lihula peab saama põhimõtteliselt natsivabaks. Seal ei tohi olla mitte midagi natsidega seotud, ei ühtegi natsi. No Lihula on juba septembrist 44 alates natsivaba. No just nimelt on natsifai. Aga siin minul tekib, nagu siin kohast tekib selline küsimus sedasi, kui valitsus oli teadlik see, mis nagu politsei ette võtab, nii, aga minu arust ma näen nagu seda, kui ma käsuliini pidi lähen, käsuliini pidi oleks nagu tulnud siseministrit, oleks pidanud tulema käsk, aga siseminister oli ainult informeeritud, siis ma küsiks sedasi, aga mismoodi meil toimub see käskude edastamine sel juhul politseile, kas meil on mingid teistsugused käsuliinid, millest me ei ole teadlikud või mis ei ole seadusega kooskõlas ja kes neid käsuliine nagu jagab siin? Ja ministri jutu järgi jäi mulje selline, et politsei tegutses, antis oma tegutsemisest midagi teada siis oma initsiatiivile. Ja temad ise, neile tuli info kusagilt, nemad siis otsustasid midagi seal hakata sekkeldama, andsid teada valitsusele ja siis sekkeldasid. No ja aga valitsuse liikmed ei tohiks ju olla nii rumalad, et nad ei tee vahet, mis on politsei pädevus, mida nad peavad takistama ja mida vastupidi kaitsma, et siin nagu pahupidi. On läinud ja mitte esimest korda ja ilmselt ka mitte viimast korda ja see on nagu Kõrt-Pärtli särk, see on üks pundar, siukest sasi.
kus mingisugust, mina küll ei näe mingit seaduslikku ega põhiseadusest lähtuvat tegevust, et ikkagi keegi ajab mingit oma joru ja see ei ole see, mis põhiseaduses ega muudes seadustes kirjas on. No seda ei peagi olema põhiseadus ega seadustes kirjas, see on juba nagu kes inimene, kes on mingi haridust või saanud või kellel on mingi arusaamine, sellel peaks selge olema, kuidas näeb välja seaduslik asja ajamine, toimimine. No ja mitte sa ei lähe kuskil öösel, kuskil pimedas viid midagi ära või keegi läheb pead oma, nagu sul on politsei, sul on õigus vägivalda tarvitada, sul on õigus asju ära võtta, lähed kasutad oma õigust, ühesõnaga ületad oma võimu piire, oma volitsed, kuritarvitad, lähed, võtad selle asja ära, eks see ei ole ju, inimesel peab mingi, kui sa tahad seadusriiki, siis inimestel peab olema ju seaduslikkusest mingisugune kõige algelisem arusaam. Oluline on veel see, et millise signaali see saadab nüüd rahvale. Et viimasel ajal on räägitud nüüd, et kõik venelik on halb, isegi venelaste monumendid maha võetud. Aga nüüd varastati 3. korda ära nende monument, kes võitlesid venelaste vastu. Kas siis ametlik poliitika ikkagi ei ole see, et kõik venelik on halb ja et mõnes aspektis nagu tuleb siis ikkagi nende poolt olla ja venelaste vastu võidelnud eestlaste sambad maha võtta. Võib-olla see asi ikkagi ei alga Eesti valitsusest. Võib-olla mõnest Kentmani tänava saatkonnast on keegi helistanud. Sellest on palju juttunud. Teise samba röövi. No oleks ju tahtnud uskuda, et alates 20. augustist 1991 on ka kõik punane sama põlu all kui kõik pruun, aga praegu tundub väga, et ikkagi mängitakse nagu punaste väravasse. Et nende vastu võidelnud eestlased on kuidagi halvad ja neid ei tohi mälestada. Ja kui mitu aastat Aljossa oli pärast jõulasa või siis... No ta on ju ka täna üleval. Ega kadun pole ta asukoht muutus ainult. Või siis edastab mingi käsuliinid on näiteks mingi kultuuriselts liht. Seda ka ei tea. Pole võimatu. Pole võimatu. Igal juhul Aljosa on tänaseni üleval ja sõjameeste soovitud sammas 3. korda siis juba ei ole. No ma korra toon veel kõrvalpõikena sisse need samad plakatid, mis seal olid, kutsusid kunagi Eesti mehi leegionisse. Ja siis olid need, ütleme, sedasi, me läheme võitlusesse kommunismi ja bolševismi vastu. No ja selle leiab netist. Nende plakatide pildid on olemas ilma, et me ise nagu paneks oma pead pakule, juhataks nagu plakatite juurde. Pärast juhatamegi. See just nimelt, et see oli arukas, ma arvan. Ja me kutsuti võitlema bolševismi ja kommunismi vastu. Aga nüüd on järsku siiski need bolševismi vastu võidelnud halvad. Aga on võidenud fašismi poolt. Aga nüüd ongi sedasi, et põhimõtteliselt, et kus on praegu bolševism ja kommunism? Meie valitsuses, haridussüsteemis, kultuuris, igal pool, seda kõriaukuni. Ka käsuliinis, sest asju aetakse ju praegu nii, nagu neid aeti omal ajal Nõukogude Liidus. Et asju aeta just seaduslikult. Telefoniõigus ei ole mingil juhul seaduslik. Oma positsiooni kasutamine, oma alluvate survestamine tegema midagi, mis on seadusega vastuolus. Võimu kuritarvitamine. See on omane ikkagi ju punasele riigikorrale. Ja just nii neid asju on 3. korda juba aetud. Juba 3. korda aetud. Ja selles valguses ongi mõistetav, et kes võitlesid punaste vastu, need ikkagi on halvad ja neil ei tohi lubada omi kangelasi mälestada. No ja kuidas see nüüd tahab? Smuuli see mälestus. See on okei, see on väga hea. See on väga okei. Vedas inimesi Siberisse, mis siis ikka? Kõik võimalikud Devora vaarandid ja kõik muud küüditajad, need on kõik väga hea. Mälestame meie kultuuri ja liit. Aga Smuuli see näopilt on ikkagi seal Harju tänaval üleval. Üldiselt on ikkagi ka teistest punastest kirjanikest räägitud positiivses kontekstis, kui üldse on räägitud, keegi pole nende tegusid hukka. Meil on Jakobsoni kuju siin üleval. Muidugi meil on Jakobsoni kuju. Millist stalinisti sul veel vaja on? Aga ei vaarandeid ega sämpereid ega kedagi ei ole ju väga hukka mõistetud. Kas vaarandil pidi, kus ta on Saaremaalt pärit või kuskil seal pidi, seal tal ka mingisugune sammas tema? Isegi, seda pole kuulnudki. Aga ei imesta muidugi kogu selle jutu valguses ei imesta. No võib-olla keegi vaatajatest lisab selle kommentaarina Saaremaalt. Barbarusele küll ei ole. Barbaruse maja omanik võttis oma maja pealt sildi maha minu mõelest. Ei ole vist tõesti seda. Ei, me käisime seal maja juures just mingis kirjandusüritus. Maja on, aga silt ei ole.
Ja Semperi kohta ma ka ei tea, et Heiti Talvikul on küll, kes Siberis suri, tema maja peal on see Talviku all. No see on jälle mingi oma algatus, ma ei usu, et valitsus. No, võimalik. No, mina arvan, et selle kolmanda oma volitsemise taga ja võimu kuritarvitamise taga ja ei ole midagi muud, kui jälle see sama käsk on kuskilt tulnud. Ja. Sellele valitsusele ja see ei ole mingi mitte politseist üles, vaid see käsk tuli politseile ülevalt alla, mitte ja nad ei taha ise seda tunnistada. Mis on kaks võimalust, kas meie siseminister valetab või on mingid käsuliinid, mis liiguvad meie ministritest mööda. Seal võib mõlemad asjad on võimalikud täiesti. Valitsused ei otsusta väga palju asju. Et nüüd jääbki mõelda, et mõelge ise vaatajad, et kas siis meie siseminister on valelik või on siin mingid sellised arusaamatuid käsuliine? On olemas keerulisemates raamatutes, mida Eesti inimesed ei loe, on olemas siuke mõiste nagu superametnik, mis allub otseselt välismaa salateenistusele, kes võib olla nagu kõvem võimumees kui Eesti minister. See on teoreetiline arutlus, ma ei saa kedagi otseselt seal välja nagu näidata, kes seal on, aga siuke skeem on olemas. Kutsutakse perforeeritud iseseisvus, augustatud iseseisvus, perforeeritud suverääniti. Terve Euroopa Liit on ju selline. Euroopa Liit üks osaliselt ongi sellel põhimõttel nagu üles ehitatud, sellepärast on see meel, et ametnike kari on neid hulgast värvata. Niimoodi tegutseda, rahvusriigi vastu. Just. Ja töösõna me näeme, kuidas see riik töötab jätkuvalt ühe skeemi järgi. Paraku küll, jah. Midagi ei ole muutunud 20 aastaga. Sest mõttetult halvustamine, see oleks kuidagi ebapädev ja üldsegi mitte soliidne, aga ainult ju teod ise räägivad seda keelt, mis siin tegelikult toimub, kuidas tegelikult asju on. Aga meil on nüüd tulemas ju riigikaitsemaks ja Eesti kavatseb osta ju keerulisi relvi ja suure hulga laskemoona. Äsja ostis Eesti riik nagu kõik teisedki riigid suure hulga vaktsiine, mis hiljem ära visati. Nüüd järsku on meil tarvis suurel hulgal laskemoona ja teisikat kui hakkame uurima, et kes omavad neid kontserne, kes toodavad vaktsiine ja laskemoona, siis ma usun, et omanikud on ühed ja samad. Et kui Eesti riigimeestel oleks piisavalt tarkus, siis ma arvan, et kõige õigem oleks praegu tingida nende inimeste, kes meile seda 1,6 miljardit, kes meilt seda 1,6 miljardit tahavad. Võib-olla näiteks niimoodi, et me anname ainult 1 miljardi, aga pomme pole vaja. Et see oleks nagu Eestile suur võit. See on väga mõistlik. 2 miljardit jääks alles vähemalt. Ei, 0,6 jääks alles. 1,6 lähevad osta. Et surutakse rakette, mida ei... No ei ole vahet, mida küsimus on, ei ole ju selles, mida osta, vaid see, et keegi tahab meie käest saada nii, nagu eelnevalt oli vaktsiinidega otsustatud. Ka meie käest tahetakse meie maks kätte saada, nüüd tahetakse siis nagu teise sildi all saada. Et ei olnud meil neid vaktsiine vaja, nagu me nägime, need visati minema. No ikka ustavamad kasutasid ära ka. No võib-olla kasutati ka ära, jah. Ma ei tea, kes see nii julge oli ja oma tervisega riskis minu tõttas ringkaasnet pole. Aga see ei olnud vähe. Võimalik, ei tea. Aga see on üldse oluline. Oluline on lihtsalt see, et praegu, et niigi vajas olukorras kokku hoida, üritaks tingida. Komme pole vaja, aga teeme näiteks poole raha. Kõige lihtsam tingimine on väga lihtne, kui nüüd ongi see mingi sõja obligatsioonid või värgid, mis siin välja mõeldud on. Teeme sedasse, et vaadake, võtke siin 1,6 miljardi eest, võtke neid sõjaobligatsioone omale, andke meile raketid. Ja müügi nüüd meie... Ja siis on sedasse näiteks mingi 10-aastase tähtaega. Kui need on head relvad, siis me oleme 10 aasta pärast ja 10 aasta pärast võib-olla maksame teile need obligatsioonid kinni. No jah, vahe on selles, et oma rahva käest sa saad vähema intressiga raha. Et neile, kes pomme müüvad, nemad võib-olla sellise järelmaksu ja sellise intressiga ei nõustu, et nad tahavad kas kohe või siis suuremat intressi. Nii et riik praegu tegutseb ikkagi targalt minu arust, et oma rahvas laenab odavamalt selle raha, mis ta peab ära kõik. Rahvas on tubli. Rahvas on tubli, rahvas märkis 4 korda üle obligatsiooni. Mina kuulsin nende mingi Wallenbergidega, nende käsilaste käest siin kuskilt, kes kuskil ütles maha seda, et see on probleem, et Eesti inimestel liiga palju raha on pangakontodel, et see on vaja kuidagi kätte saada. No ja ka rahvast on see niivõrd väikene osa. 40% on hetkel sääste. See on kogu aeg olnud 50%. See osa Eesti elanikkonnast, kellel on säästud pangas, see on nüüd
kukkunud 40%. Et 60% on siis nagu peost suhu. Nojah, ma ei usu, aga see 40% on tubli, see kindlasti panustab. Aga ma ei usu, et sellest 40% enamuse säästud nüüd teab, kui suured on. Ei, see on... Aga kõige lihtsam kätte saada võib-olla 40. aastal. Panga hoiused natsionaliseeritakse. Võimalik. See on väga lihtne, et kui muud õigust realiseeritakse oma suva järgi, miks siis sellega ei või? Ja ma arvan, kui keegi helistab küll siis ka... Kui hea plaani on. Jah, telefon helisib jälle. Ma tahtsin sellest sõjatehnikast rääkida, et kallist ja sõjatehnikat ja palju. Aga kuidas siis selle venelasele vastu minna, kui need mehed, kes venelase vastu läksid, et need tulid välja, et need on natsid. Äkki jälle natsid? Ei, nats küll ei tahaks olla. Nats küll ei tahaks. Nii palju pahandust, isegi 3. korda ei saa mälestussammast püsti pandud. See paneb mõtlema. Mis signaali see rahvale saadab ju siis, Mõtle ise, et kui siin venelane tuleb, aga pärast hakkad vastu ja pärast oledki nats. Oledki nats, aga natsi ta ei olla ju. Ei taha olla. Et mina arvan, et võikski teha kokkuleppe nii, et me ei pane sammast, pomme ei osta ja natsid ei ole. Kõik on läheb. Kõik on saanud. Sõtta ei lähe. Aga see on ju skisofreeniline, jälle tuleb see sama asi välja. Kas see saab siis? Nemad võitlesid Eesti eest. Nüüd ei saa neile mälestussammastki panna. Nüüd tahetakse jälle, et inimesed võitleks Eesti eest. Kogu Euroopas saab mälestada, Lätis saab. Aga Eestis ei saa. No meil on liiga püüdlik. Mina arvan, et need inimvasikad ei saa ise ka aru, kui suure kolakana tegelikult on pannud sellega. No siin tuleb ikkagi läheneda asjal nüüd nii, et kas see on nende initsiatiiv või täidavad nad käsku. See on teine küsimus sellega, mida nad tegid. Nad oleks võinud ka selle käsule tagajärg on ju üks ja sama ja käskudel saab ju tahtmisega lastata. Vastata öelda, et me ei saa paregult teha selles olukorras. See solvaks meie rahvas, kes meid on valinud ja omal ajal olid meil ju valimised. Ja olid vist küll. Nüüd on e-valimised, elektrivalimised. Tehisintellekt valib sinu eest. Täpselt igale ühele nii palju kui on ette. Tegelikult, et kui kogu seda asja, ma võtsin mõned raamatud. Jaa, Reimi näita oma raamatud, sul on raamatud kaasas ja jäävadki vaatamata ja nägemata. Ütleme, mis nagu nende, võtame siis sedasi, et räägime nendest nagu meie praeguste liitlaste sellistest nagu nende kuriteodest ja vägitükkidest keegi ei taha nagu rääkida, et siin see sama üks on selline iseloom, et kõik teavad, mis tähendab nagu Dresden ja Hiroshimat, Nagasakit, kõik teavad, nii. See põrgutorm, mis kirjeldab kõiki neid õudusi, mis Saksa rahva kallal korda saadeti. Sõja lõpus siis? Sõja lõpus ja peale sõda veel. Kõik, mis seal, ütleme kaasa arvatud need vangilaagid ja värgid. See on tõsiselt kohutav nagu on. Nii, aga see on üks värskem raamat. See on muideks Äripäeva kirjastuselt. Ja tänu sellele, et Äripäeva kirjastuselt, ma nagu tellisin ja ostsin täiesti nagu, ütleme, mingi väikse eelarvamusega. Ja ta ongi põhimõtteliselt nagu Klavlitist nagu läbi käinud. Et selline raamat saaks üldse nagu ilmuda. Pealkiri on tal Neetud põlvkond. Nii. Ja see neetud põlvkond põhimõtteliselt räägibki tervest nagu sellest põlvkonnast nagu Saksa sõduritest, kes olid nii Wehrmachtis kui ka nagu Waffen-SS-is, nende sõdurite nagu isiklikest mälestustest, kõik nagu erinevatest nendest etappidest. Aga räägib ka sellistest asjadest, nagu kui korraldati nagu Saksamaal põhimõtteliselt, et nagu nendest meestest saaks üldse rääkima hakata, seal mingi korraldati nagu näitusi ja siis nagu, et niinimetatud, et muuta kõik need nagu niinimetatud, nagu, et oleks nagu nii košer kui ka halal, ja siis räägiti, et ikkagi kuidas nagu terve rahvas on nüüd süütunde koorma alla nagu pandud. Et nad peavadki seda tervet ühte põlvkonda mehi. Kui kaua see süü kestab siis? Reimi, õigus ei tunne terve rahva või kollektiivset süüd. Õigus tunneb nende süüd, kes on midagi teinud. Teo toime pannud. Sa pead selle tõestama, et nad on teo toime pannud ja siis nad on selles süüdi. Lihtsalt, et arvata, et keegi on räägib ühte keelt või keegi on kuskil elab, et kõik, kes seal keelt räägivad või seal elavad või nii edasi, eks
linnas või külas või kõik on millegipärast süüdi ühes, siis see on tead, kus see on seaduses kirjas, see on diskrimineerimine rahvustunnuse alusel. Jah. Ja, aga see võib see olla. Sellega ma tahtsingi jõuda, kus põhimõtteliselt on võetud ette nagu, ja korraldati põhimõtteliselt näitus, kus taheti nagu näidata seda, et näiteks, et 80% Wehrmachtis teeninud sõduritest, et nad osalesid mingil vähemal või rohkemal määral inimese vastastes kuritegudest põhimõtteliselt nagu holokaustis. Kõik see raamat on sedasi, iga sõduri need mälestused on nagu kirja pandud ja seal mälestuste lõpus nagu on nendel sõduritel esitatud 3 küsimust, milles üks küsimus oli korduv ja see küsimus oli see, et millal te saite esimest korda teada holokaustist ja mis kujul ja mis moodi. Kõik absoluutselt igaühe käest küsiti see, et mida te teadsite holokaustist, kas te teadsite juba sõjal või nii ja nii. Aga tegelikult oli sedasi, ka ajaloolased tõestasid selle ära, et võib-olla sellest ainult mingi Wehrmachti sõduritest võib-olla 3% teadis heal juhul üldse, et oli kuskil kõrval mingi niinimetatud sellise mingi koonduslaager või mingid sellised asjad. 3%. Ja siis ei tohi seda segi jääda, et koonduslaager ei tähenda sugugi mitte kellegi tapmist. Absoluutselt. Koonduslaager oli täiesti normaalne. Absoluutselt. See oli töölaager, Reimi. Ja, aga me jõuamegi selleni, kuidas mul on siin mõned märkmed ka tehtud. Kui ma tohin korra segada, ma unustan ära väga huvitava loo. Üks mu sõber oli Jägala laagri valvur. Jägala laager oli teatavasti juudilaager. Ja ta rääkis mulle, kuidas üks tema sõber, kes oli siis ka valvur, sai nädal aega aresti selle eest, et ta lõi ühte juudist vangi. Kuna see oli teda provotseerinud ja irvitanud ja tätistanud ta pihta ja mida iganes teinud ja selle mehe närve pidanud vastu ja ta lõi seda juuti, see nädal aega aresti. Et siit võib nagu edasi mõelda, et mis asi oli siis koonduslaager. Isegi SS mehi legionääre määrati koonduslaagrisse mingisuguse süüteo eest mingisuguseks ajaks, näiteks aastaks. Koonduslaager on tänapäeval omandanud mõista, nagu seal tapetakse inimesi. Et see on gaasiga. Okei, nüüd toome siis veel kõrvalpõike, nagu seal mainisid nagu nendest laagritest, siis ma arvan, et väga vähesed on teadlikud sellest, et siin sõja ajal oli ju terve Ida-Virumaa oli tegelikult nagu laagrid täis. Ja, meil oli Eestis ikka vist üle 40 laagrid. Ja need Ida-Virumaa laagrid olid seal sedasi, üks minu tuttav siin mingi paar aastat tagasi, mingid prantslased värbasid põhimõtteliselt, et nende laagrite nagu seda asja nagu uurima, et kes seal olid, mis toimus, kuidas olid. Aga need olid põhimõtteliselt töölaagrid ja kuna siin oli 41 ju see Vene 8. armee, kes siin kõik kotti jäi, see oli üle 200 000 Vene sõduri. Nii, Punaarmee sõduri ja need olid sedasi, enamus olid need, kes seal töölaagris olid ja kõik see meie need kaevandused ja õlitööstused ja need töötasid seal ju, need vangid töötasid seal. Nii, aga nendel prantslastel kadus nende laagrite uurimise vastu huvi ära peale seda mingil põhjusel, kui nad selgus, et nendes laagrites ei olnudki juudid. Ja sõjavangi laagris võis olla juhuslikke juurde küll, aga juudilaagrid olid eraldi. Ja küll seal ei olnud mitte mingid, et nendes laagrites juute ei olnud, see kõik huvi kadus, pakiti kokku mingid rahasid ei makstud, tõmbasid minema, kokku lugu. Me kaldume natuke veidi teemast kõrvale. Aga seda on huvitav see halb algus on langenud muidugi meie laagrite peale seos selle õnnetu Kloogaga, kus oli ilmselt õigeaegne evakueerimiskäsk. Unustatud andmata ja siis mingi üsnagi alama astme juhtkond ei teadnud, mida selle laagri peale hakata venelased peaaegu juba Tallinnas. Et see tõesti juhtus, seal tõepoolest tapeti juute ja see on tõesti väga kahetsusväärne. Mis ei tähenda seda, et see oleks olnud ametlik poliitika. Absoluutselt. See oleks toimunud igal pool ja kogu aeg kõik need muud Eesti laagrid kenasti evakueeriti. Aga just nimelt, et me räägime põhimõtteliselt nagu neetud põlvkonnast, kes tahetakse kõik nagu ära elimineerida. Aga kui me veel räägime nagu sellest, et mida nagu see nagu sisaldab, siis siin räägib, ütleme suht palju ka sellest, et kuidas nagu need saksa sõdurid, kes langesid nagu siin ameeriklaste kätte vangi, ütleme inglaste kätte, prantslaste kätte, siis oli ka sedasi, et prantslased esitasid, nagu ütleme sõna otseses mõttes nagu ameeriklastele nõuded, et nad tahtsidki saada saksa sõjavange omale. Et ja need prantslaste vangilaagrid olid päris julmad nende, ütleme, saksa sõjavangide suhtes ja et nagu prantslaste nendes laagrites, seal oli sõna otseses mõttes nälg, tapmine kõik ja meeletult, ütleme, rasked tingimused.
minu arust olid kokku lepitud kvoodid võtjariikide vahel, kui palju vang saab. Aga kõik vajasid tööjõudu. Mitte ainult tööjõudu, ka inimkatseteks. Ja prantslased võtsid just nimelt, nad võtsid nagu ütleme ameeriklaste käest, et nad tahtsid nagu saada need laagrid nagu omale veel. Nii et prantslased olid nagu see eriti. No ütleme nii nagu nad Aafriklastega käitus. Kõige halvemad kolonisaatorid. Kõige halvemad kolonisaatorid üldse. Kauplesid vangide orjade pärast. Jah, aga mis siin puudutab veel selliseid huvitavaid asju nagu, et millest meil siin ei räägita sedasi, näiteks siin olid paljud nagu saksa alad, mis olid seal, ütleme praeguse Poola alad, kõik need, ütleme. Preisimaa. Preisimaa ja siis olid ju Silesia. Tšehhi Põlmimaa. Ja siis me võtame see Štettini ja see piirkond veel, et keset nagu seda praegust Poolat oli ka, ütleme, see oli nagu see Lõuna-Preisimaa siis nagu on. Ja siis ongi ühe sõjamehe lugu on selline, ta siin räägib, ma loen siin väikse lõigu, et lihtsalt nagu aru saada, et mis nagu poolakad tegid, kui see sõda nagu hakkas. Et kuulnud sõja puhkemisest sõidab Otto 2. septembril jalgrattaga Brombergi. See on praegu Pütkoški. Lootuses saada täiendavat informatsiooni selle kohta, mis temast ja ta hirmunud perest nüüd edasi saab. Linnas valitsevad rahutused. Poola politsei võtab Otto koos 100 teiste etniliste sakslastega kinni, ajab õhtul linnast välja. Kõik oli närviline, kaootiline. Poolakad rääkisid niivõrd kiiresti, et ma ei saanud aru, mis neil meiega plaanis oli. Meid aeti päevade kaupa läbi külade, metsade. Mõnikord ei saanud mitu päeva midagi süüa, vahel isegi mitte vett. Vanad mehed ei pidanud sellele vastu, kukkusid nõrkust lihtsalt kokku või Poola sõdurid lasid nad lihtsalt maha. Kui neil jõudu otsa sai, on nad enam käia jaksanud. Ma ei unusta seda mitte kunagi. See oli nüüd kohe sõja alus, mis poolakad tegid nagu nende etniliste sakslastega. Tagantjärgi vaadates minu arust poolakad olid kõikidest nendest slaavlastest kõige inimlikumad, kui me vaatame, mida siis esimesel rahupäeval ja selle järel tegid tšehhid sakslastega sõduritega kestis need tapatalgud ainult mõned päevad. Aga Sudeedimaa tsiviile nad tapsid veel nädalaid, nii et need eestlased, kes läbi Sudeedimaa põgenesid jänkide poole, on rääkinud, et sõdurite tapmine oli ammu lõppenud, aga näiteks rasedaid naisi kõhud ülespidi ja kõhud lõhke lõigatud ujus veel nädalaid pärast. No võt see sama, see Põõgutorm Raid sellest räägib, see on selline raamat, mida me ei ole suutnud nagu lõpuni läbi lugeda. Kuna väga paljud sõjamehed on oma lugusid mulle rääkinud, jah, ütleme siis lääneliitlastest, prantslast, kätte sattumine oli tõesti kõige halvem ja peale halva kohtlemise lõppes venelastele väljaandmisega alati. Aga et otseseid ja tahtlikke masstapmisi ei teinud keegi peale tšehhide ja poolakad olid minu arust neist kõige süütumad. Aga need Sudeedi sakslased, need vist pagendati ikkagi lõpuks kõik. Poola tehti ka tühjaks ja Poolast oli tühjaks. Nii Silesia kui Sudeedimaa. Aga Sudeedimaa erinevus on see, et see on tänaseni asustamata ja tšehhid nutavad, et neil ei ole inimesi, sest kõik, kes seal tapeti ja pagendati, olid väga tublid tööinimesed. Ja neil ei ole töökäsi, sest äkkvihas lõid nad kõik mu sakslased maha ja kes ellu ei taisi minema, et see on tühi maa. Et Silesias vähemalt asustati see kuskilt Ida-Poolast tulnud inimest. See Sudeedimaa vist seal päris saksa asustus oli teil. No ikka saksa, jah, aga Silesia oli ju samamoodi täiesti saksa. No Preisimaa on kõige suuremad alad veel sisuliselt. Noh, jah, Preisimaa oli kõige suuremad, ma küll ei tea nüüd, kuidas seal see rahvaste osakaal oli, kas oli veel ka preislasi. Või kui Poolastund või Saksastund need preislased olid, et preisi keel suri vist juba 19. sajandil. No ikka see oli, ütleme saksakeelne küll, aga ikkagi võtad praegu nagu tänapäeva neid nagu ka palju nagu sakslasi, vaatad perekonnanimede järgi, siis nagu selgelt need preislased nagu eristuvad, neid preislasi, nende nagu järeltulijad ja kõik see nagu nad on. Nimede poolest sakslaste hulgas praegult. No eristuvad. Eristuvad, neid on palju, ütleme paljud sellised, need on nagu poolakatele sarnased lõpud. Preislased on vana slaavi hõimega. Ja just nimelt. Nad ei saagi saksa päraste nimedega väga olla, aga kuna seal militaartraditsioonid väga au sees, siis preisi nimedega kindraleid oli saksa armees oigu palju. Ja muidugi. Ja, aga nüüd, ma ei tea, kas tõmbame otsad kokku, me kipub siin vabal teemal asi vestlus juba käima siin jupp aega, nii et aga mis me siis saame öelda, et mis siis toimus? 3. korda toimus jälle omavoli, seaduste rikkumine, võimu kuritarvitamine. Eesti rahva ajaloo moonutamine. Eesti rahva ajaloo moonutamine, rahvale väga imeliku vaimuhaige sõnumi saatmine,
ja kaitsetahte vähendamine. Kaitsetahte kahjustamine ilmselt vägagi, kuidas öelda seda, me ei tea, mis määral, eks. Et kahjuks ei ole praeguse põlvkonna valitsejad ennast sugugi distantseerunud eelmisest generatsioonist ja rakendavad omi telefoni õiguseni tänaseni. Aga parafraseerides Heinz Valku, ükskord me võidame nii. Jah, võib-olla selle optimistliku mõttetera ja noodiga olekski. Kadusid kommunistid, külla kaovad ka sotsid. Kommunistide... Kaovad ka postkommunistid või postsotsialistid. Miski pole igavene. Kommunismi vastu võitlejate nagu meenutamine ja mälestamine praeguses kommunismi tingimustes, et see ei ole soovitav. Langes isegi Rooma riik, mis kestis hulka pikemat aega, langeb ka kommunism. Aga midagi võiks ju ikkagi õppida, et mitte nii samamoodi. Ja mina tegelikult lootsin küll, et praeguse generatsiooni valitsejad austavad seadust rohkem kui vanad komud, kes olid siis eelmise generatsiooni Eesti Vabariigi valitsejad. Ja midagi oleks võinud ikkagi õppida. Inimvasita kombe edasi panna. Seadust rohkem austama. Miks sa arvad, et mingi praegune kommunism on inimnäolisem kui see eelmine? Ei, no ükski kommunism ei saa olla inimnäoline. Kahjuks jah, aga suur aitäh vaatajatele ja loodame, et teil on huvitav ja kuuleme jälle. Ja kõigele vaatamata ostate ikka obligatsioone kohtumiseni. Annate panuse sõjamajandus. Ja, kohtumiseni.